Intervjuu helilooja Pärt Uusbergiga. Mis on teie loomingu läbiv joon? Esiteks ma arvan, et kuna ma olen siiski veel üpriski noor helilooja, et siis on, ma arvan, raske seda praegu taoliselt kokkuvõtvalt öelda, et mis oleks minu loomingu läbiv joon, kuna ma ilmselt olen veel kokkuvõttest sellistes otsingutes ja võib-olla kui minu elutee on nii-öelda käidud, siis saab tagantjärgi sellele küsimusele vastata. Aga siiani olen ma kirjutanud päris palju koorimuusikat, kuna ma olen nagu sellest omamoodi läbi imbunud juba lapsepõlvest peale palju koorides laulnud ja et ütleme tänaseks päevaks olen ma rohkem võib-olla teada kooriheliloojana, aga samas huvitavad ka sellised instrumentaalsed sfäärid ja aga muidugi, mis on, ütleme, puhtalt helikeeleliselt olnud vähemalt tänaseks päevaks selline läbiv joon on võib-olla teatud armastus meloodia vastu. Et see on mind saatnud juba kuidagi lapsest peale, et mis on küll omamoodi selline problemaatiline tänapäeva muusika üldise esteetika kontekstis, aga ometi ma tunnen, et see on mulle niivõrd hingelähedane, et mulle selline meloodiline eneseväljendus on olnud tõesti selliseks läbivaks jooneks. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Mingi tasandini saab sellest rääkida ja seda kirjeldada ja ma arvan, et on mingi tasand, millest isegi kui saab rääkida, siis võib-olla isegi ei taha rääkida, on ju, et tal on mingisugune teatud selline väga isiklik sfäär, mille üle pigem oled tänulik, et see allikas kusagil on iseenda sees, aga mida ei tahagi sõnastada. Aga samas, kui niimoodi natukene justkui maisemalt seda asja võtta, siis eks iga teose puhul on selline etapiline järgnevus ja see on tegelikult vägagi selline konkreetne ja kirjeldatav ala minu meelest, et tavaliselt ütleme, kui on tegu tellimusega, siis alguses esimene etapp on, et kuulad ära, mis tellimus üldsegi on, mis koosseisule sa peaksid kirjutama loo, kui pikk see on, kuni selleni välja, et kus see ette kantakse, mis selle saali akustika on, mis see kontekst on see kellegi juubel või on see vaimulik või ilmalik teos. Ja siis esimene etapp on üldse mõelda, et kas sa ütled jah sellele tellimusele, et kas sa tunned enda sees, et see inspireerib sind. Ja ütleme, et kui ütled jah, siis tavaliselt hakkan niimoodi vaikselt kompama seda koosseisu, et üks selline tööprotsessi osa on tihtilugu ka kuulata erinevaid teoseid, mis on taolisele koosseisule varasemalt kirjutatud ja teen seda tavaliselt koos partituuriga, et sellest võib väga palju õppida ja ka sellist inspiratsiooni ammutada. Ja eks siis jah, et reaalsele kirjutamisele tavaliselt eelneb selline teatud mõtete kogumise aeg või selline sisemise häälestuse aeg. Ja siis juba mingi hetk, kui tunned, et sellega on, et oled valmis, et siis algab reaalne kirjutamine ja üha enam, mida enam ma nagu professionaalsemalt seda ala olen hakanud võtma, olen ma üritanud, et see kirjutamise periood oleks võimalikult igapäevane ja järjestikuline nii-öelda, et päevast päeva töö ja kindlatel kellaaegadel. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Kõige enam rõõmu valmistab see võimalus nii-öelda minna enda sisse, minna kuhugi ruumi, kuhu mitte keegi ei saa kunagi tulla, et mis on ainult sinu selline isiklik ruum ja see on omamoodi on seetõttu minu jaoks looming täiesti teraapiline nähtus, et see on võimalus nagu
jah, olla nii-öelda kõige sügavamas mõttes omaette ja, ja, ja muusika on minu jaoks selline imeline, peaaegu et ebamaine keel, milles siis kommunikeeruda kõigepealt siis oma hingega ja läbi selle siis peegeldada seda hinge väljapoole, et tihti võib läbi muusika kirjutamise mingil sõnul seletamatul tasandil õppida iseennast ka tundma minu meelest, et kuhu see jälle vanemaks saades kuidagi nagu milliseks, ütleme, mis värvi justkui su hing värvunud on, et see võib vahel endalegi üllatuseks tulla. Nii et see looming ise on kindlasti see, mis kõige rohkem rõõmu pakub ja mis muret valmistab, on tihti selline väga sellised praktilised asjad mingis mõttes, et näiteks kui kirjutada orkestrile lugu, siis orkestripartiide tegemine küll arvuti notatsiooni programmis, aga see on tihti hästi tülikas ja aeganõudev ja selline ruineeriv, et selles ei ole eriti midagi loomingulist, vaid sa lihtsalt pead selle ära tegema ja siis nii-öelda selg hakkab väsima sellest istumisest ja arvuti taga olemisest ja see tundub, et ei paista ka lõppu sellel tegemisel, et need on sellised rasked asjad. Pluss minu jaoks peab tunnistama, et omamoodi paradoksaalselt tellimuste kirjutamine. Ma tunnen, et ma ideaalis sooviks kirjutada mitte tellimusi, vaid valida algusest peale ise, mida ma kirjutada siin ja praegu tahan, mis koosseisule ja mida. Et see nagu tellimuste kalendriga kooskõlas elamine on tihtilugu teatavas mõttes nagu enda vabaduse painutamine. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Kui nii-öelda lemmik heliloojatest rääkida justkui, siis neid on väga palju. Et kui siit Eesti muusikast mõelda, siis kahtlemata meie kaks suurt sellist viimase aja hiidu justkui Veljo Tormis ja Arvo Pärt on mind tugevasti mõjutanud, aga ka mu oma õpetaja Tõnu Kõrvits, samuti ka varasemast muusika ajaloost, Eesti muusika ajaloost Kirillus Kreek ja Mart Saar. Ja ka näiteks Urmas Sisaski, teatud osa tema kooriloomingust on mind väga inspireerinud. Ja kui niimoodi maailma muusikast vaadata, siis on minule suured eeskujud sellised suured sümfoonikud nagu Jean Sibelius, Pjotor Tšaikovski, Johannes Brahms, kelle sümfooniad on just mulle, ütleme, minu meelest nagu ühed sellised tõelised tippteosed kogu muusika ajaloos, mis üldse loodud on, et ütleme, ja teatavad sellised nagu majakad, mille poole vaadelda, et kas mina oma, ütleme, võimetega kunagi sinna küüniks, et midagi taolist luua, ja siin on juba palju teisi küsimusi, et sarnases esteetikasse enam 21. sajandil nii, et ma ennast nagu väljendada ei saa, see on pikem teema, aga ütleme ligilähedaseltki midagi taolist luua, et väga võimalik, et ei küünigi, aga sinna suunas liikumine juba tundub mulle arendav ja selline huvipakkuv. Ja samas on mulle ka hingelähedane tegelikult selline vana muusika, et kuni Gregoriuse lauluni välja, mis on mulle hingelähedane, või siis ka Johann Sebastian Bachi muusika on väga sügava mõjuga minule. Mida soovitate noortele heliloojatele? Mina soovitaksin seda nii-öelda igale noorele, et vaadata enda sisse, pigem isegi kuulata enda sisse, et mis on see, mis sind
kõige enam siin ilmas nii-öelda inspireerib, et ja olla selle suhtes enda suhtes hästi aus, et minul võttis tegelikult päris kaua aega, et jõuda selle valikuni, et kus ma siis tänaseks päevaks olen, et tegelen tõesti üha enam täiesti igapäevaselt on ju muusikaga ja eelkõige heliloominguga, natuke ka dirigeerimisega. Mina soovitaksin eelkõige seda, et kui sa tunned enda sees, et helilooming on sinu jaoks see, mis sind inspireerib, siis usalda seda tunnet ja mine sellega edasi. Ja kui sa tunned, et see on miski muu, siis usalda seda tunnet. Et hiljuti oli mul selline huvitav koostöö Eesti loodusfilmi Grand Old Maniga, nii-öelda Rein Maraniga ja tema ütles väga sugestiivselt mulle just seda, et see et nii-öelda õnnevalem siin elus peitub selles valikus, mis sa noorena teed. Ehk siis, et julge valida see, kuhu su süda kuulub, siis võid sa olla elu lõpuni õnnelik. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.